Selgub, et noored naised, kes pöörduvad islamiusku, hakkavad seda tõesti kahetsema. Ja selle kohta ilmub internetis järjest rohkem sisu. Ja ma oleksin ilmselt võinud öelda, ma ju ütlesin teile, ma hoiatasin teid. Aga kahjuks neid ei hoiatatud. Hea uudis on see, et nad hakkavad tegelikult aru saama, mida tähendab sellest osa olla. Vaatame, kuidas need naised kahetsevad oma rumalat otsust kogu hingest. Miks sa kannad hijaabi? Sa näed ilma selleta palju parem välja, ma tean. Ma olen sellest täiesti teadlik, ma vihkan seda. Ma ei vihka midagi rohkem kui iga päev hijaabi kandmist. Kas sa tead, kui ma kodust lahkun, siis ainus, millele ma mõtlen on Kas sa tead, kui tuul puhub ja ma olen niimoodi? Ainus, millele ma mõtlen on Ma mõtlen, jah, kui sa hakkad endale suure asja ümber näo mässima, siis see muutub tüütuks. Aga jällegi, madala IQ-ga otsus liituda selle usulise liikumisega, mis kohtleb naisi nii, nagu ta kohtleb, madala IQ-ga otsus. Ja samuti madala IQ-ga otsus mitte mõelda selle tagajärgedele. Nagu, mida sa arvad, kuidas tundub, kui sa kannad tohutut salli ümber oma näo? Lõbus, valgustav, põnev, ei. Ja mugav. Kas sa tead, kui ma tunnen kerget liikumist oma peas oleval sallil? Kõik, mida ma mõtlen, on see, et see on häiriv. Nagu ma ei suuda sellega tegeleda. Iga kord, kui ma ärkan ja mõtlen, jumal, ma just mõtlesin midagi nii naljakat. Las ma lähen TikToki ja lähen selle üles. Ja siis mõtlen, aga ma pean kõigepealt salli välja võtma. Ma mõtlen, ma kannan hijaabi, sest see on minu kohustus, mitte ühelgi teisel põhjusel. Ma tõesti ei taha seda öelda, kallid, sest ma siiralt sooviksin, et saaksin tulla siia ja öelda, et ma kannan hijaabi, sest ma tõesti näen selles ilu. Ja sellepärast. Ja sellepärast. Ma kannan hijaabi ainult sellepärast, et olen moslemi naine ja see on mulle Jumala poolt pandud kohustus. Ma pean ütlema, et selles on midagi üsna erilist, et inimesed on valmis lihtsalt tegema kõike, mida Jumal neile ütleb, lihtsalt sellepärast, et Jumal ütles nii. See on mitmes mõttes üsna hea asi. Aga samas, tead, sa ei peaks elama elu, kus sa lihtsalt pimesi teed seda, mida sulle öeldakse, lihtsalt sellepärast, et sulle öeldakse, et nii peab tegema. See ei ole ka hea asi. Inimesed peaksid natuke kahtlema. Mis need kohustused on ja miks sa neist algusest peale nii kaugel oled, peale selle, et need on lihtsalt ebamugavad? Palun, lõpeta mu ründamine ja lõpeta kõikide nende vastikute asjade ütlemine. Kas sa tõesti arvad, et ma vaatan end iga päev peeglist ja mõtlen, tead mis? Ma panen hijaabi pähe, sest ma näen sellest lihtsalt ebareaalselt hea välja. Ma panen hijaabi pähe, sest ma näen sellest nii palju parem välja ja kõik teised peaksid ka nii arvama. Ma ei arva nii. Ma kannan seda, sest ma tahtsin öelda, et mul ei ole valikut. Ilmselgelt mul on valik, sest ma tean, et islamofoobid hakkavad seda kohe ära kasutama ja ütlevad, et nad ütlevad, et neil pole valikut. Aga see on ainult minu ja Jumala vaheline asi. Ja kogu TikToki ees. See on valik ja ma ei kavatse teda salgata. See on sõna otseses mõttes, nagu Jumal tuleks sinu juurde päris elus ja ütleks, tead mis, ma vajan, et sa teeksid seda minu jaoks. Ja sina vastad, jah, ma ei saa seda sinu jaoks teha. Jah, ma ei kavatse seda teha. Ma ütlen sulle, miks ma naeran, sest see video vananeb nii kohutavalt halvasti, sest üllatus, siin on teine osa. See naine ei kanna oma hijaabi, sest selgub, et võib-olla kuskil vahepeal ta mõistis, et tal on tegelikult küllalt saanud. Ta ei olnud huvitatud sellest osavõtmisest. Vaatame, mis juhtub. Aga kõigepealt kiire sõna meie sponsoritelt. Muide, tere tulemast The Pushbacki. Mina olen teie hoolitsev saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda üles tõsta ja jagada sõbraga, kes tahab hullusele vastu astuda. Ja võib-olla suudame me mingil hetkel päästa mõne neist rumalatest tüdrukutest manipuleerivate valede küüsi langemast. Me peame rääkima Medicare'ist, sest kui sul on Medicare, siis mõtle, kuidas sa oma plaani valisid. Kas keegi võrdles kõiki võimalusi ja aitas sul leida parima sobivuse sinu arstide, retseptiravimite ja vajaduste jaoks? Või anti sulle lihtsalt mõned plaanid ja öeldi, et vali? Enamiku inimeste jaoks on kahjuks nii. Ja sellepärast tahan ma sulle rääkida Chapterist, sest Chapter on teistsugune. Nad on sõltumatud ja ainsad Medicare'i nõustajad, kes võrdlevad kõiki üle riigi saada olevaid plaane. Mitte ainult neid, mis neile endile kõige rohkem kasu toovad. Nad vaatavad üle sinu arstid, retseptiravimid ja prioriteedid ning leiavad sulle plaani, mis sulle tegelikult sobib. Nende nõustajad on palgalised. Nii et nad tõesti ei suru peale kindlaid plaane. Nad on seal selleks, et aidata sul teha õige valik. Kui sul on juba õige plaan, siis nad ütlevad sulle seda. Ja kui mitte, siis aitavad nad sul plaani vahetada. Eelmisel aastal säästsid need eakad, kes vahetasid plaani Chapteri kaudu keskmiselt üle $1000.
kõne on tasuta, võtab aega umbes 20 minutit ja võib säästa sinule või sinu lähedastele palju raha ja stressi. Ja just see ongi meie eesmärk. kui sul on vanem, vanavanem või kallim inimene, kes kasutab Medicaared, siis tasub seda kindlasti uurida. Helista Chapterile numbril 610 680 3337. 61 06 80 3337. Hakkame nüüd raha säästma. See ei ole ainult raha säästmine, see on ka selle kohta, et kaitsta oma lähedasi halbade ja rumalate otsuste eest, olgu asi rahanduses või selles, et liidutakse liikumisega, mis sinust üldse ei hooli. Nagu see tüdruk teada sai, leian ma, et see on lihtsalt pööraselt naljakas, et see video on nüüd üles pandud. See video läks väga kiiresti levima, kus ta ütleb, ma vihkan oma hidžaabi, ma teen seda Jumala nimel, ma vihkan oma hidžaabi, ma vihkan oma hidžaabi, ma vihkan oma hidžaabi. jah, muidugi. ma teeksin pigem ükskõik mida muud kui seda videot, aga ausalt öeldes olen ma vaimses seisundis, milles ma pole kunagi varem olnud ja see on väga hirmutav. Ma tean, et see video valmistab nii paljudele inimestele pettumuse. Ma tean, et kommentaarid saavad olema täis sõnumeid nagu ma olen nii pettunud, ma teadsin, et ta on võlts moslem. Inimesed kindlasti ütlevad seda. Inimesed kindlasti ütlevad, et ma kasutasin religiooni tähelepanu saamiseks. Nad ütlevad kindlasti, et ma teadsin, et ta võtab hidžaabi peast ja kõike seda. Ma pean lihtsalt nende kommentaaridega nõustuma, sest ausalt öeldes tunnen, et kaotan tõsiselt oma mõistust. Ma armastan seda moslemi naiste kogukonda, mille olen sellele platvormile loonud. Ma tõesti loodan, et ma ei kaota kunagi seda õdede sidet, mille olen loonud. Ja ma tõesti kogu südamest hindan iga inimest, kes on selle teekonna mulle lihtsamaks teinud. On mulle häid sõnu öelnud. On minu jaoks olemas olnud. On minult nõu küsinud. Olen neid nõustanud. Tõesti, aitäh teile kõigile nii väga. Ma armastan seda kogukonda, mille olen loonud rohkem kui midagi muud. Aga ma tegin vea. Ma armastan teid kõiki, ma loodan, et te jääte mu sõpradeks. Siin on väike uudis. See moslemi õdede ühtekuuluvus läinud. Head aega läbi. Ainus põhjus, miks nad selle tüdruku tegelikult omaks võtsid, oli see, et nad olid nii elevil, et neil oli lihtsalt tavaline, ilus brititar, kes ütles, jah, see on liikumine, millega liituda. See oli nende jaoks suurepärane propaganda. Aga nüüd, kui ta selle asja ära võttis, kas te tõesti arvate, et see õdede ring jääb alles? Mitte mingit õdede ringi pole enam kusagil, tüdrukud. Seda ma võin teile öelda. Siin pole mingit õdede ringi, sest see polnudki õdede ring. See oli kasulike idiootide koostöö. Sa oled idioot. Sa teed meie eest propagandat, sest sa näed täpselt selline välja nagu vaja. Sa oled sõna otseses mõttes kõik, millest me unistanud oleme. Aga kui sa teed midagi, mis meie propagandale ei sobi, siis head aega, head aega, head aega, head aega, head aega, head aega, head aega. Jah, ta on kohe kaotamas selle neetud õdede ringi, seda võin sulle küll öelda. Ma olen nii tänulik nende võimaluste eest, mida olen saanud teile pakkuda ja ka nende eest, mida teie olete mulle andnud. Islam muutis mu elu tõeliselt paremaks ja see on miski, mille eest olen igavesti tänulik ja mille osa ma alati olen. Kui keegi võtab sellest videost midagi kaasa, siis palun olgu see teadmine, et ma olen alati moslem, olenemata sellest, mida ma postitan. Mitte, et ma hakkaksin postitama haraam asju või midagi sellist, aga isegi ilma hidžaabita ja muu selliseta olen ma alati moslem. Ärge laske inimestel kommentaarides öelda, et ma olen öelnud, et ma enam ei ole moslem, sest ma pole seda kunagi öelnud ega ütle ka kunagi. Ma olen alati moslem. Seda öeldes ütlen, et kõige rohkem tunnen ma end usus ja kõige rohkem ühenduses Allahiga siis, kui see on ainult minu ja Allahi vahel. Kui ma esimest korda islami vastu võtsin, siis ma ei rääkinud sellest sotsiaalmeedias umbes 6 kuud ja ausalt öeldes kahetsen ma tõesti väga, et sellest sotsiaalmeedias rääkisin. Ma isiklikult kahetsen, et sellest inimestele rääkisin, aga samas tean, et mu videod on aidanud nii paljusid inimesi, nii et ma ei kahetse, et need üles panin. Ma ei kavatse neid maha võtta, sest tean, et need aitavad paljusid inimesi. Aga ma kavatsen mõneks ajaks lõpetada islami teemal postitamise. Võib-olla igaveseks. Ma olen praegu tõesti ebakindel. Põhimõtteliselt oli see isekas väike jõmpsikas nagu, tead mis, ma aitan inimesi manipuleerida nii, et nad langeksid millessegi, mis on nende jaoks nii kohutav. Ja siis, kui ma saan aru, et see on tegelikult minu jaoks väga kohutav, hakkame õdede ringi anuma, et see jääks püsima. Ja siis ma lõpetan nende asjade tegemise, mis on minu jaoks tõesti ebamugavad. Sest tead, ma tõesti tahan lõpetada nende asjade tegemise, mis on minu jaoks ebamugavad. Ja siis olen ma alati osa sellest propagandamasiinast. Sest miks mitte, sest see on minu jaoks tõesti hea. Välja arvatud see, et see on tegelikult minu jaoks väga halb. Aga praegu tahan ma ikkagi tunda end väga seksika ja ilusana. Kahjuks ei saa ma seda teha, kui olen riides nagu prügikott. Nii et ma loobun sellest prügikoti asjast, sest see pole mulle tegelikult hea. Aga võib-olla on see sulle väga hea. Ja ma loodan, et sa jääd igaveseks minu õdede ringi osaks. Ja ma loodan, et sa pöördud millegi poole, mis on sulle tõesti halb. Ja, sa said aru.
sa saad aru, mis siin toimub. Hale, aga hea. Loodetavasti näevad seda rohkem inimesed, loodetavasti näevad seda väga paljud inimesed ja ütlevad, sa ei ole tegelikult moslem. Aga peale selle ei saa ta nende vaatenurgast kunagi islamist lahkuda ja muide, kui ta kunagi avalikult ütleks, et ta on lahkunud, peetaks teda usust taganuks. Ja tead, mida see tähendab? See tähendab, et nad teavad minema. Nii et ta ei tohiks seda teha, oma enda turvalisuse huvides ei tohiks ta kunagi avalikult välja öelda. Aga ta sai aru, et kohe, kui ta internetis rääkis sellest, et ta on osa sellest liikumisest, oligi kõik. Nad omavad tema hinge, nad on ta varastanud, ta ei saa sellest enam kunagi tagasi tulla. Ja nüüd seab ta oma elu otseselt ohtu, otsustades, et ta ei taha pearätti kanda. Unusta need võltsid sõprussuhted. Ta ei taha pearätti kanda. Ja nüüd nähakse teda kui suurt islamistliku liikumise reeturit. Igatahes on hea näha, et inimesed lõpuks räägivad sellest, et jah, see pole minu jaoks. Muidugi, ta ei saa seda avalikult hukka mõista, sest siis satuks ta tõsistesse probleemidesse. Aga see ongi see, mis juhtub, kui oled kasulik idioot. See ongi see, mis juhtub. Pean ütlema, et minu arvates nägi ta hijabis isegi natuke parem välja, kui sa minult isiklikult küsiksid. Aga keegi ei küsinud ja keegi ei küsi kunagi. Aitäh, et sellele tähelepanu pöörasite.